Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist, kallid tennissõbrad. Matšpalli podcast on see podcast, mida te hetkel kuulete. Stuudios Gunnar Leheste, Riho Kallus, Toomas Kuum. Jätkame sealt, kus eelmise saate lõpuga pooleli jäime. Jätkame meie traditsioonilist top 15 jah, edetabeli analüüsi. Meil on siis läbi räägitud sellised teemad nagu Eesti Fed Cupi ja Davis Cupi koondised. 15. kohal 14 Jelena Rõbõkina, Wimbledoni võit 13 Eesti meistrivõistlused ja Mark Lajali suurepärane aasta. 12. kohal sai natukene peatutud Hiiumaa tennisehallil ja teistel regionaalsetel ettevõtmistel Eesti tennises. 11. kohale paigutasime Katriin Saare avameelse intervjuu depressioonist. 10. Venemaa-Ukraina sõda ja selle mõjud tennisemaailmale. Ja lõpetasime siis eelmise saate 9. kohaga ehk Ashley Barti lahkumine ja Iga Swiateki väga sujuv teatepulga ülevõtmine. Oleme nüüd siis jõudnud kõige tuumakama osani selles edetabelis. Tere kõigepealt Riho ja Allar jälle. Rõõm teid näha. Riho, vabandust, Toomas. Sa näed unes Allarit vist, jah, okei. Allariga nii palju see aasta kokku puutinud, jah. Liiga palju. Tere. Aga 8. koht ja Novak Djokovic'i Australian Openi saaga ja kõigest hoolimata päris imeline hooaeg. Sealhulgas Wimbledoni võit. See tundub juba nii kauge see Australian Open, et ei usugi, et oli sel aastal, aga siiski oli. Ei lastud tal kaitsta Australian Openi tiitlit, sest puudus tema õlast süst, mis on vist tänaseni tegemata või? Koroonaviiruse vastu. Minu teada on tegemata, jah, aga see on tema enda asi. No mind tegelikult kogu selle loo juures okei, et kokkuvõttes inimene ise otsustab, selles mõttes siin ma nagu, et kas see on nüüd nii keeruline oli teha või mitte, see on üks asi. Aga minule jääb ikkagi, ütleme, see on minu isiklik arvamus, et seal see värk, see, kuidas nad seletasid kogu seda olukorda, siis talle ju, kui ta jäi seal, seal oli kohus ja seal istus korraks veel vangis. Ja või kuidas info liikus, et see Serbia riik sinna sekkus ja teades Serbia riigi suhtes ka kommenteerima. Ma ei tea, kuidagi jube spetsiifiline riik seal Balkani poolsaarel. Või kuidagi see mentaalsus on seal omamoodi, aga see on maitse asi muidugi võib-olla ka. Et see ei ole päris puhas kogu. Tähendab, ütleme nii, et ei olnud ta päris ausad ja ma arvan, see siin mängis mingil määral. Eks ta võltsimisega jäi ka vahele ju. Põhimõtteliselt. No okei, me ei saa, mina olen kohtunik, ütleme jah, et see kahtlus jäi seal ikkagi ja kui juba Serbia riik on sinna kuidagi segatud, siis ütlen ausalt, ei saa mitte milleski kindel olla. Nii et ütleme, see oli selle asja juures kõige koledam. Et see jättis kuidagi, mitte see, et inimene, kas ta laseb endale süstida või mitte, see on eraldi teema, aga just see, et ta jäi ju tegelikult vahel, ta oli juba nii-öelda, tal oli juba põdes ja tegelikult seal ikka üritati see kinni mätsida kogu see asi. Aga iseenesest oli see ka kõik kuidagi selline, mitte kõige ilusam, aga jah, hooaeg oli tal imeline ja ikka mängib tõesti hästi. Mina aastaid, ütleme võib-olla 4-5 tagasi, ma ütlen ausalt, minule tema see mängustiil ja mulle ei meeldinud lihtsalt. Federer ja Nadal ikka jätsid sellise, kuidagi nagu imponeerisid rohkem. Aga kui räägime nagu mängust endast, siis tal on see mäng nüüd ikka viimased aastad erineb tegelikult sellest, mis oli seal 7, 8 või 9 aastat tagasi ja on ikka vägev tüüp küll, et kui see seda finaalturniiri kommenteerisid, et siis imelised punktid ja ka juba natuke nii-öelda võib öelda, et vanust on ja uskumatud kujud muidugi. Ma hakkasin mõtlema nagu selle peale, et kui nüüd võiks veel eraldi võib-olla topi koostada sellest või võib-olla Toomas sa oskad aidata mõelda selle peale, et kui nüüd mõelda üldse, kui palju on ühest tennisega seotud ja tennisistist nagu räägitud nii-öelda üldse maailmas, siis ma arvan, et see Austraalia saaga ja see oli praktiliselt kõikide suurte väljaannete esilehtedel päris pikalt, et ma arvan, et see uudise künnisena võiks ta kindlasti siin edetabelis number 1 olla, et sellest
tõesti räägiti nagu, kogu maailm rääkis kui me räägime tennisest, siis ma usun, et jah, just tennise vaieldamatult, ma arvan, et see kõige rohkem see oli kõige suurem uudis kindlasti sellel aastal üldse, mis oli tennisega seotud uudis, et tennis muidugi, see uudis oli negatiivne, aga lihtsalt, et ta oli igal pool. See tuli söögi alla ja söögi peale igast kanalist. See on vist Serena lõpetamine või seal kuskil seal nurga taga olla. Täpselt, et see ei anna isegi võrrelda sellega, kui palju Djokovicist räägiti. Aga jah, ma olen selles mõttes sugu nõus, et sellise susserdamise maitse oli kogu selle lool juures ja loomulikult siia juurde veel nii-öelda halbade asjade kokku sattumine, et teame ju, missugune taust Austraalias vahetult enne seda oli, kuidas inimesed ju elasid konkreetselt ikkagi niimoodi, et kodust välja ei saanudki aasta aega ja sai ainult poest süüa tellida või ikkagi inimesed olid ikka väga lukus, et kogu Austraalia oli väga lukus, et selle asja taustal selline asi sinna peale, see oli väga arusaadav, et see ikkagi võttis harja punaseks kogu sellel ühiskonnal. Kuigi see asjaajamine ka Austraalia nii-öelda võimude poolt oli ka veel omakorda veel lisas sinna veel vürtsi juurde. See oli omakorda veel ka inetu, et kõik see oli kokkuvõttes inetu ja loomulikult teistpidi tennise mõistes jällegi jube kahju, et ta ei mänginud. Aga vaatamata sellele Novak ütles väga ilusti ja väga õigesti ütles, et Next Generation on tulnud Alcaraz, mina ja Nadal ja nii ongi. Et müts maha ja minu arust ka ikkagi arvestas, et ta tegelikult terve selle hooaja jooksul praktiliselt 10 000 ATP punkti jagamisel ei osalenud see mees. Wimbledon võitis ära, Wimbledonis punkte ei antud, siis tegelikult võiks öelda, et ta ikkagi on praktiliselt ikkagi maailma parim. Et ta tõestas seda väga ilusti finaalturniiril, ta tõestas seda Wimbledonis ja näha oli, et see hooaja algus, kus ta mängida ei saanud, natuke kogus ennast, kui ta oli 2-3 kuud juba tuuril nüüd siin septembrist alates, siis ikkagi Novak Djokovic on ikkagi fantastiline mängumees, midagi ei ole öelda, et müts maha. Aga me peame minema hooga edasi, sest aeg tiksub peale ja kõigil omad tegemised ka tänasel hommikul uue põlvkonna pealetung, millest natukene juba selles punktis ka sai juttu tehtud. 7. kohale oleme valinud Carlos Alcarazi esireketiks tõusmine, US Openi võit, Kasper Ruudi 3 suurt finaali, Holger Rune kiire tõus maailma edetabelis ja Nick Kyrgios ka, kes võib-olla nii noor enam ei olegi, aga ikkagi võib järeltuleva põlvkonna juba järeltuleva põlvkonna dinosauruseks pidada või kuidas me teda nimetame. Aga millest alustada, et Alcaraz, mitu veel on minu küsimus? Mitu slämmi veel? No raske öelda. Aga ma arvan, see ei sõltu tõesti ainult temast, et tegelikult ikkagi kui palju sinna veel nii-öelda kõrvale tekib või kuidas suudavad ka need siin mõned teised nimed, keda mainisid, et kuidas suudavad nii-öelda liikuda edasises karjääris, et ütleme suur kolmik, seal vahest pandi ka Marri ka juurde, ütleme kolmik-nelik, et kas tekib ka selline mingisugune grupp mängijaid, kes siis võib-olla siin vähemalt 5, 6 või 7, 8 aastat hakkavad valitsema, raske öelda, aga kindlasti Alcaraz on selles mõttes üks selline kandidaat, arvestades tema vanust ja kõik, et võib siin tervise jälle vastu peab, siis võib pikalt olla seal nii-öelda need võite noppida, enam julge enam, ütlesin mulle ennustamine väga ei ole kunagi istunud, aga muidugi minule tegelikult meeldib see, et kaua me ootasime seda, et mõnes mõttes on tore neid vanu ässasid näha oli, aga tegelikult tundus jube pikk aeg, et millal siis hakkab see reaalselt veel see põlvkondade vahetus toimuma, et nüüd võib öelda, et see aasta on sellised esimene tõsine märk. Jah, aga sellel märgil on endiselt juures ju see maik, et Novak Djokovic ei saanud mängida Ameerika lahtist. Ja tegelikult ka Nadali Ameerika lahtised olid nii, nagu nad olid, aga mulle tuleb kohe selle Carlos Alcaraziga seoses meelde üks finaalmatš, mida ta mängis hoopis Horvaatias ATP turniiril Jannik Sinneriga. Ja ma mäletame, Toomas Leiusega seda matši kommenteerisime ja rääkisime just sellest uue põlvkonna peale tulemisest ja võrdlesime neid kahte meest. Me oleme kogu aeg rääkinud ka Jannik Sinnerist, aga tema puhul on kogu aeg väga suur küsimärk, et mida tema tervis teeb ja kuidas ta keha vastu peab. Ja nagu näha on, see hooaeg on täpselt niimoodi üles-alla kogu aeg olnud.
selle finaali liival tegelikult Jannik Sinner võitis Alcarazzi vastu ja mängis võib-olla üldse selle loo ajal parimat tennist. Liival Alcarazzi võita, see on omaette tulemus. Aga siis me arutasime ja võrdlesime neid mängid omavahel ja just rääkisime, et kui neid mehi nüüd panna siin füüsiliselt võrrelda omavahel ja panna joonejooksu tegema ja teha teist ja kolmandat, et siis praktiliselt igas näitajas tundus, et Alcaraz võib parem olla. Aga võt üks näitaja, mille poolest võib-olla Sinner tundus parem on siis võib-olla matemaatikatestid ja tulemused, et see nii-öelda, mis kõrvade vahel on, et tegelikult ju Alcaraz pääses ju üle noatera Sinneri vastu matšpallide pealt Ameerika lahtistel, nii et ülihuvitav ja põnev saab olema praktiliselt, kui praegu hakata mõtlema neid nimesid, kes võiksid Austraalias üllatada ja päris palju. No ikka väga palju on nimesid, me ei tasu ju ära unustada, et võtame siis et jah, Novak Djokovic võiks olla ikkagi peafavoriit täna. Auger Aliassime paneme siia punti, see, mida see mees tegi vahepeal, loomulikult Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner, aga kõrvale on ju jäänud ju üldse ju praegu Aleksander Zverev, kes mängis ju eelmisel aastal praktiliselt absoluutselt parimat tennist siin sügisel, kes on tagasi tulemas ja nüüd kohe-kohe astub ju väljakule koos Anett Kontaveidiga Dubais järgmisel nädalal. Tsitsipas, Nick Kyrgios, keda me siin veel unustame, Medvedev loomulikult. Ja mis siis tiimist? Nadal loomulikult, tiim, tiim on võib-olla natuke veel kaugel, aga tiim on ka nagu tagasi tulemas, et neid nimesid on väga palju. Et kes on võimelised, võiks öelda nagu, et võiks ju kõiki võita, eks ju, et ja eriti kui nüüd siin veel mõned mehed siin nii-öelda, võib-olla nüüd on natuke see aeg on neid musti lambaid vähem, sest eelmisel aastal siin olid veel ju osad noored mehed, näiteks Ruune-sugused mehed ja kes olid ju, või Kyrgios, eks ju, kes olid paigutamata mehed ja võisid esimeses ringis kokku minna seal Nadali või Djokoviciga, et võib-olla sellel aastal on selles mõttes natuke nagu rahulikum järgmisel hooajal, aga jah, neid nimesid on palju ja kui siin me mainisime siin punktis veel ära, et siin rääkisime ka Kaspar Ruudist ja Nick Kyrgiosest, Ruudi puhul loomulikult Ruud tegi ka suure sammu edasi, aga võib-olla kõik need 3 suurt finaali, mis Kaspar Ruud mängis, olid ikkagi väga selgelt ühepoolsed ja oli väga selge, kes võidavad, et see on võib-olla Ruudi mis see kolmandaks finaaliks loed? Loomulikult ei, mitte Torino, vaid aastalõpu finaalturniir. Ongi Torino. Ongi Torinos, jah. Jah, aastalõpu finaalturniir ja siis mõlemad Grand Slami finaalid, et Frenchil oli kuidagi juba, kui väljakule mindi, oli kõik selge ja seal võib olla see mentaalne pool, tal on mõnel mängijal on nii, et kui on see suure võidu lävel ka, võib-olla siis seal mõni põleb, mingis mõttes ka põleb läbi, ütleme, selge sõltub vastasesitusest ka, aga jah, kui sa ise oled selle mehe akadeemia õpilane ja lähed temaga finaali mängima, nagu siis Kaspar Ruud on ju Rafael Nadali vist 80 finaali nüüd jõudnud Austraalia Openis Rubljovi vastu kaotas ja pidi loobuka andma eelmine aasta. Aga davai, paneme hooga edasi. 6. koht ja jätkame siis natukene sealt, kus pooleli jäime. Rafael Nadal 2 järjestikust lämmi võitu esimest korda tema karjääris, aasta esimesed 2. Ta võitis Austraalia Open ja French Open, mis oli tal järjekorras 13. ja ikkagi väga, väga palju sahistati, et kas nüüd me näeme jälle meest, kes teeb ära suurest lämmi, aga lõpuks ikkagi Wimbledonis nägime, et ei näinud, mis Rafael Nadali aastast veel tahaks välja tuua, on see, et French Open võideti ikkagi suhteliselt zombistunud jalaga, olid tal ju, ma ei hakka isegi meenutama, mis süstid tal kõik jalas olid, aga igatahes mingi närvipõletus seal veel tehti, et ma ei tea, ulme. Ja kui veel varasemasse minna, siis tuletan meelde, kuidas ta Austraalias üldse peale läks, et see oli ju ka väga suur küsimärk, kas ta üldse Austraalias osaleb ja kas ta üldse sinna läheb ja viimase hetkeni oli see kõik lahtine ja siis juhtus see, mis juhtus ja Nadali hooaja algusest rääkides, siis tal ei ole ka ju kunagi olnud ühtegi sellist hooaega, kus ta läks järjest niivõrd palju võitnud, ta ju kuni Indian Wellsi finaalini Taylor Fritziga ju ei kaotanud ühtegi matši, kusjuures ta kaotas ju selle matši ka ikkagi suuresti tänu sellele, et ta kõhulihas oli juba vigastatud selleks hetkeks ja peale seda tuli jälle paus kuni Prantsusmaa lahtisteni, nii et see on ikka suur ime, mida Rafael Nadal teeb ja ei oska küll midagi siia rohkem lisada.
ega mul ei ole ka midagi lisada, et see on, kõik on, need tulemused räägivad iseenesest. Ainuke küsimus on see, et loodetavasti, kui Nadal karjääri lõpetab, et nii palju ta siis suudab nii-öelda seda tervist või kõik need... Et selleks mänguks saaks ikka väljakule tulla? Ei, no üldse ma mõtlen ka, et üldse elus, et paljud sportlased temast midagi järgi jääks üldse? No jaa, need ikka vahest on väga kurb vaadata, kui sa näed mõnda sportlast, ütleme, seal 10 aastat peale karjääri lõppu, et nad seal lonkab seal kuskil tänaval. Ja võtame näiteks Erika Salumäe juhtum. Ei no neid on siin ju teisi. Meil on oma tippsportlased siin kõiki opereeritud, võtad siin Noole või Martin Müürsepa või kõikidel on ju väga palju operatsioone või Tiit Sokk või sageli just võib-olla pallimängude just vist esindajad, nendel on sageli ja need seal põlved ja mis seal kõik läbi on, aga jah, et see oleks, mina ütleksin, et pigem see, et oleks tore, kui Nadal nii-öelda oleks elurõõmus ja heas vormis ka peale karjääri lõpust, et kindlasti ta jääb nii-öelda tennise saadikuks. Muidugi. Jah, ja nüüd veel noor isa ka ja jaa, no see on ometi alati tore sündmus. Äkki ei lahku enne, kui laps pole järgi jõudnud? või kui teine laps, kuni teise lapse sünnini. Jah, igatahes see oli siis 6. koht. Top 5-ni oleme jõudnud, aga enne seda viskame ühe kõõli ka vahele. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Top 5 on üks tore meeldejääv turniir ja ühed pikad ööd siin sügise poole US Openil. Anett Kontaveidil pakuti võimalust lõpetada Serena Williamsi karjäär ja Kaia Kanepi oli väga lähedal alistamaks, taaskord, ta on ju varem teda alistanud, Arina Sabalenka. Üks oli sündmus ja üritus oma, et teisel laskis, ma ei saa öelda, et laskis nüüd võimaluse käest, vaid lihtsalt mängu kulg oli selline, et tuli valgevenelana rongi alt välja, aga alustame siis Anett ja Serena kohtumisest. Me rääkisime, Toomas, vist enne mängu ka sinuga, et see on ikkagi sündmus, mis jääb olenemata tulemusest kauaks meelde. Võib-olla enne kohe parandame Gunnarit, et ei ole tore meelde jääv turniir kindlasti selles mõttes, et midagi toredat siin ei ole. Ma ausalt saaksin praegu vaatama, et kuidagi jube kõrgel kohal on see punkt, aga lihtsalt võib-olla siin on pigem see, et see on mingil emotsionaalselt ta oli ikka märgiline. Et see aga muidu, kui sa hakkad niimoodi sportlikult süvenema, siis teise ringi matš oli siis see, kus Anett kaotas ühe keskmise seti võitis, esimese ja kolmanda kaotus. No ajaloolisuse osas on kindlasti, et see on ajalooline, aga ta oleks muutunud täiesti, ikka lausalt kuldsete tähtega ajalooline, mingis mõttes oleks, kui ta oleks Anett võitnud selle mängu. Et just nimelt see oleks olnud siis nii-öelda Serena viimane mäng, et see oleks nagu vähe parem olnud, mitte ma räägi ainult nagu võidu mõttes, vaid just selles mõttes, et aga mis teha, nii läks, aga ma ei hakka seda pikemalt väga süvenema, ma olen oma rolli muidugi Serena mängis ka selle mängu väga hästi, aga ei saa öelda, et ka Anett nüüd oleks nagu halvasti, aga siin oma osa on sellel USA lahtiste publikul, et kasutaksingi veel no comments, et see on käitus halvasti või? Mis käitus halvasti, nad on eluaeg seal, kuidagi see on eriline publik ja esiteks neil see staari kultus, selline, ma ei tea, minule see ei istu. Mina mingil tasandil saan sellest publikust isegi aru, et keegi ju ei tahtnud, et see muinasjutt lõpeks, kõik tahtsid, et see muinasjutt lõpeks Serena tiitlivõiduga, et kes iganes sinna teele ette oleks jäänud, ma arvan, et oleks saanud täpselt sama kohtlemise osaliseks. Jah, aga kui selle mõttes ma olen Toomasega nõus, et kui tõmmata paralleele, et kui ükskõik milline Euroopa tippsportlane oma karjääri lõpetaks, siis sellist asja kindlasti Prantsusmaa lahtistel või Wimbledonis ei juhtuks publikuga, et see on teistmoodi see Ameerika publik. Me saame seda võib-olla näha, kui Nadal otsustab karjääri lõpetada Pariisis. Ei, nii hullustus. Aga kindlasti nii hullustus ei ole, et ma olen nõus, ma olen ise ka päris palju seal Artur Ashe staadionil ka niisama käinud, seal on juba niisama päris raske olla, et praktiliselt sellist vaikuse momenti seal üldse ei ole, et seal kogu aeg keegi kolistab ja Coca-Cola topside ja burgeritega seal jalutatakse. Sa oled ka Toomas käinud, jah? Ma ei ole, aga selles ma tean lihtsalt, ma ei ole USA lahtist käinud, aga ma tean, nii-öelda ma olen ju suhtlen inimestega ja näed ju seda tegelikult ka vahendusel. Jah, on kuidagi nii sattunud, et sinna pole jõudnud, küll ma jõuan.
aga seda oli valus selles mõttes muidugi vaadata loomulikult, et eks see oli Serena pidu ja Serena lahkumine ja kõik see, aga kuidas seda Anetti seal töödeldi, et ega see raske polnud ja ega see oli väga raske selles mõttes ja no näha oli, et kolmandas setis ikka mingi hetk nii-öelda selline murdumine aset leidis, et väga ei taha isegi ette kujutada, mis tunne võis seal Aneti nahas olla seal väljakul. Aga Kaia Kanepi ka teises ringis päris uskumatu trilleri ikkagi pidas, oli 6-2, 5-1 eduseisus, pärast Sabalenka tunnistas, et muuseas Sabalenka pressikonverentsil osalesin vist, ma mäletan ainult mina, ükski välismaa ajakirjanik vähemalt siit Euroopast kaugjuhtimisel ei soovinud temaga rääkida, sest kellaaeg oli ka selline, et tavaline inimene magab sellisel ajal. Aga ütles Sabalenka, et olin ühe jalaga riietusruumis, aga kuidas ta siis välja tuli? Või mis me selle mängu kohta üldse? Ja, jällegi see on järjekordselt see, et mis kõik oleks võinud juhtuda, kui Kaia oleks selle matši võitnud, et teatavasti Sabalenka jõudis ju finaali. Oli finaalis vist, jah? Ja väga lähedal Grand Slami võidul oli ju ka minu arust, kas ta oli otsustavas murdega peal vist Janteki vastu ja no väga lähedal oli juba Slami võidule põhimõtteliselt ja selleks hetkeks, kui sa ütlesid, see seis oli 6-2, 5-1, nad olid mänginud vist kas 41 minutit. No see oli ikka teerull, see oli konkreetne teerull Kaia poolt. Et no, see oli nii valus. Sealt edasi tuli selline kuulus mängija nagu Clara Burel, edasi Danielle Collins, Karolina Pliskova ja siis poolfinaalis Sviatek. Jah, noh, et jälle järjekordselt, et kui ta oleks selle mängu võitnud, muidugi me oleme näinud seda ka, et Kaial on ka varasemalt olnud, et ta võidab selle nii-öelda favoriidi, tugeva mängija ja siis võib kaotada kellelegi, kes on kuskilt kaugemalt ja nii edasi, aga ikkagi Kaia oli ülihea soos ja kõik võimalused olid olemas kandiku peal, üks valusamaid kaotusi kindlasti, mis seal olnud on karjääri jooksul. Võib-olla Kvitova, aga veerandfinaal Wimblis oli veel valusam. Aga vist jääb ikka esikohale, jah, see? No kindlasti jääb. See oli veerandfinaal. Loomulikult tie-breakis. No ja seal oli, kuidas need punktid olid. 10 sentimeetrit lõi out'i matchpalli ja see võrgutrips ja seal ei ole kommenteerinud. Seal oli juba nii lähedal kõik see karjääri suurim saavutus. Ja nagu Silver Karjus ütles, et ta oleks hüpanud sellest loožist, seal on 3 meetrit kõrge, et ta oleks hüpanud sinna Muru väljaku peale, ta ütles mulle. Ma ütlesin, kui sa pääsed, sa jalga oleks murnud. Ta tahtis teile pilti saada. Hea meel, et ei hüpanud. Aga paneme edasi ja nüüd tuleb Riho Soolo 4. koht, Federer lõpetas karjääri ja väga pisarate rohke lahkumine. Tead, ega mälus ei leidnud üles, kus Riho, sa kommenteerid seda, kus ja mis kell see aset leidis? Sa mõtlesid seda mängu või? Ei kommenteerinud midagi. Vaatasid otse? Ja, ma vaatasin otse ja ma mäletan seda päeva väga hästi, ma vist ärkasin hommikul kell 6 üles, just oli selle VTA turniiri organiseerimise, kas turniir käis juba vist VTA turniir? Ühesõnaga, ma mäletan, et hommikul kell 6 ärkasin üles, kas see ERR-is... Leiver Kapp oli see. Ja Leiver Kapp, ja loomulikult. Ja siis vist hommikul sai ERR-is mingi väike intervjuu antud või midagi, ühesõnaga hästi vara hommikul pidin ärkama ja väga-väga raske pingeline päev oli selle turniiri korraldamisega seoses ja jõudsid õhtul hilja koju ja magama minna loomulikult ei saanud ja siis Andy Murray mängis siin ette veel mingi pika maratonmatši, see asi hakkas kuskil seal öösel kell 2:30 või 3 pihta alles, et aga jah, ma vaatasin selle mängu algusest lõpuni ära ja jah, ega ma mäletan seda kodus üksinda nutmist tund aega seal selle ülekande ajal, et Leiver Kapp Londonis. See on selline mees, kellest nagu ei julgegi nagu rääkida või nagu ei oskagi nagu rääkida. Mina teeksin ettepaneku, et me ei peatu praegu pikalt Federeri persoonil, vaid sellest teeme eraldi saata. Vot see on õige ettepanek täpselt, ma tahtsin umbes täpselt sama asjal jõuda, et kui paar ajakirjanikku helistasid ka lihtsalt päeval niimoodi kirjast, mis sa Federerist arvad, siis tunnet nagu, et ma ei taha vastata sellele küsimusele. Aga ma olen mõelnud sellele erisaatele, kes siin saates peaks Federerist rääkima? Kes on meil Eesti Federeri eksperdid peale Riho? Ta võiks ise tulla. Ta võiks ise tulla. Kõige parem. Äkki organiseerid meile? Jaa, mõtleme ja see on Toomas väga õige, et temast peaks tegema eraldi see saate.
jah. Pika saate. Aga mis veel tuleb sellest matšist meelde loomulikult on see, kuidas ta hea sõber Nadal selle matši peale reageeris, kuidas ta tegelikult väristas selle mängu ära Nadal. Ja ju Nadal nutis seal rohkem kui Federer. Et see oli nii soe oli vaadata ja teades, kuidas kogu see karjäär on läinud ja kuidas nad omavahel on hästi läbi saanud, et nad on väga head sõbrad. Ei no see inimlikkus ja see inimlikkus see mõnt, et see on väga liigutav. Auväärne top 3 ja 3. kohal on Kaia Kanepi jõudmine Australian Openi veerandfinaali, mis võib-olla tihti unustatakse ära selle aasta tennise kontekstist rääkides ja kogu Kaia ülejäänud hooaeg, aga peatuks Australian Openil, et 7. jah. Aga seal oli jälle Sabalenka, jah? Mängus. Seal oli jälle Sabalenka mängus ja seal oli üks huvitav asi veel, et mäletatavasti peale seda ju nüüd lepiti lõpuks kokku, et milliste reeglitega tennist mängitakse. Et enne seda oli niimoodi, et mängijatel ei olnud ka enam meeles, kuidas, milliste reeglitega mängitakse ja Kaia Kanepi unustas ju ära, kuidas otsustas, et tie-breaki mängitakse ja võib-olla oligi see oluline fakt, mis päästis selle mängu. Jah, see oli siis 80. finaalmatš ja Sabalenka üle võit 5-7, 6-2, 7-6 ja veerandfinaalist tuli vastu Svantek, kellele sai ka lahing antud ikkagi 4-6, 7-6, 6-3 on Svanteki või Kaia ju tõstis seal käed püsti, kas tie-break 9-7 oli vist seise või midagi sellist ja Kaia tõstis käe püsti ja arvast mäng on võidetud. Aga tegelikult oli tie-break 10-ni ja täpselt samamoodi see veerandfinaal, aga võib-olla jätame selle kviitava matši välja, siis võib-olla üks reaalsemaid võimalusi jõuda Grand Slami poolfinaali, sest ta mängis ju fantastilise mängu 3 tundi, üle 3 tunni mängisid seal ülipalavas kuumas. Teatavasti Kaia ju kunagi mütsi ka pähe ei pane, et ma imestasin, kuidas ta mängis sellise mängu Svianteki vastu veel. Ta võitles lõpuni ja nagu ikka, aga seal on see küsimus, et ma arvan jah, et natuke võib-olla see ikkagi see, nii-öelda see füüsiline ja see vastu, see mängis siin rolli ja võib-olla natuke Poolatar ka, ütleme, seal natuke varieeris taktikat, aga ütleme, reaalselt see seis, mis otsus, tegelikult see pilt, see oli tegelikult üsna lähedal. See oli väga lähedal, jah. Et Kaia mängib oma elu parimat tennist praegu. Ja just siin mõned päevad tagasi rääkisin Kaia treenerina täna ju toimetab ju Eke Tiidemann taga palju ja Eke ütles, et vaatab praegu treeningutel ka, ütleb, et see on ikka müstika, kui hästi Kaia mängib, tegi siin ka pika pausi ja tuli treeningutel ja ütles, et Kaia on fantastiliselt hea soos. Nii et pole midagi, saab oma tulemust parandada nüüd kohe jälle varsti. Jah, ja ma lõpetus ütlen, et ma olen sellest kogu aeg rääkinud erinevates intervjuudes ja ka siin Vene meediale, et kogu aeg olen öelnud just, et see Kaia puhul hästi suur roll on Indrek Tustitiga see koostöö, et nad on väga, väga täpselt kõik planeeritud ja kuidas nad oma tegevust nii-öelda kogu see, ma ei räägi üldse ainult ettevalmistus, just see nii-öelda see programm, kus turniire mängida ja väga tark tegutsemine. Kui täna siin minu asemel istuks Kaia Kanepi, siis mõlemalt üks küsimus, mis te talt küsiksite selle aasta kohta? Kas need küsimused jääks ikkagi sinna US Openi või pigem Australian Openi poole? Ma ei hakkaks neid üldse tähendab selles mõttes, et mis puudutab, ütleme kaotusi, ma ei küsiks seda. Ma üldse ei küsikski midagi tema käest. Laseks siis rääkida? Ei, ma kiidaks teda. Ja see on loogiline ja põhjendatud, ütleme, see ei ole selline, see ei oleks viisakuse kiitmine või nii-öelda, et nagu vahest mõni inimene tahab kellelegi nii-öelda meeldida, et nagu, või lihtsalt toetus. See ei ole ainult toetus, see on reaalne, see, mis ta on teinud, kui vaadata tema vanu intervjuusid, et see karjäär oleks võinud ammu ära lõppeda, ja ta ikka veel ei lõppe, mis on väga hea. Aga kui sa küsitakse tennise ajakirja lugu, sa pead mingi loo ikkagi Kaiaga mahaistumisest tegema. Mina hakkasin praegu üldse võib-olla, kes seda saadet kuulavad ja kes võib-olla Kaiat, ma ka ütleme nii, et isiklikult ikkagi natuke tunnen Kaiat ja tean, et siis just
tahaks nagu öelda seda, et temaga on ka käinud kaasas erinevad sorti skandaalid ja treenerite vahetused ja meedias on tast kirjutatud nii ja naa ja igatepidi, et nii nagu nende mängijatega on, et siis kui halvasti läheb, siis tehakse maha ja siis kui võidad, siis ülistatakse taevani, aga Kaia, ta on teistsugune inimene ja võib-olla inimesed, kes teda ei tunne, ei mõista teda nii, aga täpselt samad sõnad, nagu Toomas ütles ka, et ma tahaks teda ka lihtsalt kiita ja inimesed ei kujuta seda ette, missugust tööd Kaia ja Indrek ja tema tiim teevad ja mis toimub tenniseväljaku väliselt ja kuidas Kaia oma igapäevast argipäeva rutiinselt elab ja kui palju ta on panustanud selle jaoks, et ta üldse seal on, et ma arvan, meil ei ole üldse ettekujutust ja aimugi sellest, ma mäletan väga hästi, kui korraldasin seda Merko Kapi Eesti-Läti matši ja kõik istusid seal pingi peal, elasid kaasa ja küsisid, kus Kaia, miks Kaia siin ei ole ja siis oli täpselt see teema, et kas te kujutate ette, mida Kaia teeb peale seda, kui ta mängu ära mängib selleks, et homme väljakule tulla, et need harjutused, see maailm on nii teistsugune, et lihtsalt paljud ei kujuta seda ette, aga Kaia on ikka müstiline, et mina olen tema suur fänn. Jaa. Teine koht, ei lähe Kaiast väga kaugele, lähme Anetini ja 6. juuni oli see päev, kus Eesti tennisist tõusis VTA tennise edetabelis, naiste maailma edetabelis teisele kohale. Anett, see hooaeg ei olnud võib-olla selline, nagu ta kokkuvõttes tahtis, sinna panustasid ka natukene terviseprobleemid, aga kõigest hoolimata ta püsis selles top 10 ikkagi kaua ja treeneri vahetus, ma ei tea, kas me jõuame sellest rääkida, aga treeneri vahetus jäi ka meil sellesse aastasse. Aga just see sündmus, et eestlane ja maailma teine. Nojah, seal on, kuna on see jooksev edetabel, eks see rolli ka eelmise aasta edul muidu loom. Väga suurt rolli. Aga meil oli siin ka teine punkt, Hiiumaa punkt, kus ka on roll eelmise aasta püstitamisel. No tegelikult küll, ma ei ütle, see ei ole mingi, ma ütlen, et võib-olla, ma olen enamus inimesi teab, et keegi vaatab, et aga kuidas ta tõusis, eks on ju, et tegelikult see on nii-öelda pool aastat eelmisest aastast ja siis pool aastat sellest aastast. Ma arvan ikkagi see sama see tervisega, et see mõjutas väga palju tal tegelikult selle hooaja ju tulemust ja ütleme see päris nüüd siin see lõpufinišis ka, et selles mõttes tema mängutasemele ja selle vormile vaatamata mingile kõikumisele, see mis tal 17, et see ei ole ka päris selles mõttes objektiivne, et ütleme, et tegelikult ta peaks ma eeldan, et ta oleks pidanud kõrgemal asetsema igal juhul, aga muidugi see aasta on Eesti tennisel siis 2, me pärast jõuame siis punkt 1-ni, eks on ju, 2 ikkagi sellist sündmust 2022, mis on kuldsete tähtedega kirjutatud Eesti spordi ja üldse tennise ajalukku ja olla teine reket, tehke järele. Või makske kinni, jah. Palju läheb veel, ütleme, võib-olla läheb, kui nüüd Anett ise uuesti ei tõuse esimeseks näiteks. Jah, näiteks, võib-olla läheb 100 aastat aega või üldse. Kui üldse, jah. Jah, täpselt õigesti ütled, et võib-olla see moment, kui see tekkis, et ta teiseks jõudis, hinnatud nii palju, tegelikult ta ei olnud kõige paremas situatsioonis ja see õnnetu koroonapaus loomulikult, et Anett tagantjärgi ütles ka, et võib-olla ei tea, eks ju, et ta läks sinna Rooma turniiri mängima ja võib-olla liiga vara läks ja siis tuli French otsa, et need turniirid läksid tal tegelikult nahka põhimõtteliselt. Nagu ta intervjuutis ütles, et kuidas ma ei püsi püsti, oli French Open, kus ta püsi püsti, ma olen maailma teine reket, ma ei püsi püsti, tal ei mahtud see pähe. Anett on ju tohutu võitleja hing ja ta on selles suhtes, ta on niivõrd äge sportlane ja üldse selles suhtes, ta natuur on selline juba maast madalast peale, kui ta väike pallitüdruk oli, siis ta oli ka kõige aktiivsem ja kõige esimene ja kogu aeg tahtis igal pool võidelda ja võistelda. Esimesele palli püüda. Jaa, absoluutselt. See on nii veresoontes. See on nii veresoontes, et see on nii vahva ta puhul, aga Toomas ütles õigesti, et jah, võib-olla tol hetkel ta tõusis maailma teiseks ja tal ei olnud asjad kõige paremini, aga kui nüüd vaadata natukene ajaloolises perspektiivis, siis see on ikka täiesti, me oleks vist kõige paremas unenäos ka osanud ette arvata, et Eesti tennisist tõuseb maailma teiseks, et see on selline saavutus, mida tõesti annab korrata. No kõigest hoolimata meil on ikkagi üks turniirivõit ka Peterburist ja mine tea, mis oleks juhtunud sellele järgnenud Doha turniiril, kui
kui asjalood võib-olla oleksid teised olnud ja võib-olla, no ma ei tea, Riho, on teada, mis juhtus Dohas? No seal olid vist, ma ei tea täpselt, aga jah, ma seda matši televahendusel ise kommenteerisin ka ja seal oli näha, et Anett ju no kogu lugupidamise juures Anetti vastu kahjuks oli üks mängija väljakul. Jaa, tal oli ikkagi ju mängu ajal oli ju silmmärg juba ja seal olid vist juba õhus teemad treener Dmitri Tursunoviga. Vähemalt mul tundus, et seal mingisugune väljakuväline asi seda selle matši tulemust mõjutas, et see oli kõik see periood tegelikult, kus sinnamaani oli kõik ju muinasjutt, et just turniirivõitja nüüd esimene VTA 1000 finaal. Ja see turniir jäi ka meie iseseisvuspäeva ja peale seda nii-öelda järgnes siis õnnetuste rada mõnes mõttes, et treenerivahetus ja siis koroona ja kõik see paus, et ega ma ei tea täpselt, aga ma nägin, et Anett ei olnud kohal, et seal olid juba et oleks huvitav olnud näha kindlasti seda finaali niimoodi, et oleks ikkagi rusikas püsti olnud ja lõpuni. Loomulikult Iga Swiatek favoriit ta oli, aga jah, sellist mängu ei toimunud, ütleme nii. Aga olemegi jõudnud meie auväärt esimese kohani, mul on kahju, et ma ei jõudnud selle saadet ette valmistada karikat esimesele kohale, aga karikaid on nendel meestel, kes selle asjaga hakkama said vist juba piisavalt, äkki ei olekski see karikas enam kuskile mahtunud, aga esimene koht ja VTA turniir Tallinnas ja unistuste poolfinaal Kaia Anett, see ei sõltunud teist. Riho, võtaks pintsaku, mütsi, sussid, kõik asjad sinu ees maha. Püksid ütlesin või? Püksid jätaks... Kuna laud jääb ette. Vaata, paneme Toomasele mikri ka sisse tagasi. No isegi kui sa püksid võtaksid laud jääks ette. No Riho oleks vist ausalt kõigega nõus. Sest et see on tõesti sinult küsiti, et ütleme, et see on inimesed tegelikult ei saa siiamaani paljud aru ja siiamaani on vist, kas on mõni kriitika jäänud veel või? Vist enam ei ole. Muuseas, mis ongi huvitav, Riho nüüd räägib edasi, aga mis ongi huvitav asi, enne kui see toimus, me ei räägi seal mingitesse, me teame, et seal see oli natuke see vaatevälja teema, aga põhimõtteliselt need on kõik vait jäänud. Algul oli ikkagi päris palju neid, kes, ma ei räägi siin mingi poliitikute tasandil, aga isegi tenniseringkondades oli sellised skeptikuid ja nüüd on kõik enamus vait kõik. Minu on Riho see küsimus, milline oli kõige murrangulisem sündmus kogu selles turniiri saamise ettevalmistuse jadas, et see paat keeras sinnapoole, et see turniir sai toimuda? No tegelikult me olime ju suures plaanis loobunud peale seda, kui selgus, et ikkagi esialgu oli ju variant laual, et läbi Octagoni agentuuri pakuti Luksemburgi turniiri litsentsi 3 aastaks ja leping oli võta või jäta, summad sellised ja muud varianti ei olnud, ja kui oli selge, et sellist eelarvet me kokku ei saa, siis tegelikult me olime loobunud, et seal... Sina ei olnud loobunud, me omavahel rääkisime sinuga, oli siis veebruaris, jah. Et miks mõni viskab püssi põõsas, selline, ütleme, me see ei olnud personaalne kellegi, aga selline jutt käis küll, et ma olin sama meelt Rihoga, et Riho oli hästi aktiivne selles protsessis, ma mõtlen ka edasi, aga meil oli selles mõttes, sest see tuli nii äkki. Aga ma tahaks väga tänada ühte meest, kes tegelikult on olnud siin taustal ja kellega ma päris palju suhtlesin ja kes ülipalju aitas nii-öelda Halli kardinaaliga, oli Eesti meistri isa, Veiko Paalma. Eeva Paalma isa, ja tema ütles väga kuldsed sõnad, et sellise turniiri, kui selline võimalus, et meil tekkis üldse, et me peame seda võtma mitte võimalusena, vaid kohustusena see ära teha. Ma olen 100% nõus, et ma ei vaadanud seda ka absoluutselt võimalusena, vaid meie kohustusena see ära teha. Esiteks muidugi, loomulikult tõid selle kandikul meile Kaia ja Anett, meil on maailma 2 tippmängijat, absoluutselt kõige konkurentsitihedamas naiste spordialas, et meie kohustus on nüüd omalt poolt ka pingutada nii palju, et me suudaksime
mingilgi samasugusel tasemel olla, nagu nemad on rahvusvahelisel areenil. Et see on kindlasti üks oluline aspekt ja teiseks muidugi nüüdseks on juba ka VTA-lt tulnud väga positiivne tagasiside ja Allar turniiridirektorina siis teab sellest rohkem, et nemad on juba nii-öelda rohelise tule omalt poolt andnud turniiri jätkamiseks Eestis, et nüüd on küsimus, et finantsid kokku saada. Finantsid kokku, aga jäi midagi nende tasku ka või? Ei, no see oli tegelikult ikkagi loomulikult väga palju ju sõltus sellest, kuidas Kaial ja Netil turniiril läheb. Ja mina ka igale inimesele ütlesin ja panin südamele, et kõik, kes te tulete koha peale saali vaatama, ostate pileti turniirile, te olete tegelikult ju tennise sponsorid ja te sponsoreerite seda turniiri. Et see on üks osa sellest eelarvest ja suhtu sellesse nagu sponsorlusse. Ja huvitav ongi see, et kõik, mis sa ka räägid, on ju, siis kui oli see veel päris, kui vahepeal tundus, et nagu krahh, et see ei toimu. Ja sa räägid seda, õnneks on neid inimesi, kes kuulavad ja saavad aru. Isegi kui võib-olla esimesel hetki saavad nagu selle nii-öelda diskussiooni või jutu käigus aru. Aga see on uskumatu, et mulle tundub, et mõnes mõttes see mõni asi on nii elementaarne tõde. Ja okei, suured rahad justkui, aga kui sa võtad kogu riiki ja üldse maailma mastaabis, ma ei taha lihtsalt öelda, loomulikult iga euro on nagu oma väärtusega, aga see on absurd üldse, et meil nii keeruliseks see asi läheb ühtepidi. See on võimalus, neid asju tuleb võtta kui võimalusena. Ja muidugi selles suhtes, et kuna meil oli ju niivõrd lühike ajaaken, eks ju, et tegelikult sellise suurürituse korraldamine, võtad sa ükskõik milline turniiri, seda korraldatakse ju aastaringselt, et tegelikult käib kogu aeg seal taustal mingi tegevus ja kui nüüd peaks selguma siin selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks, et kõik on korras ja turniir Eestisse jääb, siis korraldajana on sul hoopis teine teema, kui sul on niivõrd palju aega, seal on potentsiaali kaasata suuri rahvusvahelisi toetajaid turniirile, kes ei ole absoluutselt Eesti tennisega seotud, et seal alati alustatakse rahast, aga tegelikult lõpuks ei taandu see isegi võib-olla rahale. Selline see edetabel tuli, võiks veel rääkida pikemalt ja eks olegi räägitud sellest sündmusest ka pikemalt. Tegelikult enne saadet ütlesime, et igast sellest top 15 punktist saaks teha ühe korraliku saate, aga võib-olla jääb siit tulevikku veel midagi. Federeri erisaade tuleb ära teha kiiremas korras. Selle teeme kindlasti ära. Fedja. Aitäh kuulamast, aitäh, päris aitäh ei ütle, sest ühe saate planeerime veel siin detsembris veel teha, vaatame, mis me Rihoga toredat välja mõtleme. Äkki tuleb hoopis mõni üllatuskülaline, kes võib-olla tänase saate peale aktiveerus või tahab lihtsalt midagi südamelt ära saada. tennis@delfi on meie meiliaadress, Riho ja Gunnari kontaktid leiate vast ka, et kui on vaja pihtida. Aitäh, Toomas! Aitäh kutsumast! Aitäh, Riho! Aitäh! Ja aitäh kuulajatele! Kõik head! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.